Hingevärvi postitus 9. juulil 2025. aastal. Oleme jõudnud teise õppetunni juurde. Kui eelmises leidsid, et sinu tee on see, mida sa just käid, siis mine edasi. Tee vahepeal puhkuse peatuseid, naudi elu, iseennast, õpi juurde midagi uut ning liigu edasi. Kui aga leidsid, et see tee, mida hetkel kõnnid, ei ole see, mida sa käia tahad, siis loe edasi ja mõtle minuga kaasa. Hästi. Ma tean, et see, mida hetkel teen, ei ole päris minu teema. Mis siis edasi? Sinu sees on kindel teadmine, kui ütled sellest lahti. Jah, nii ma enam edasi ei lähe. Ja kui tahad mugavuse mõttes tagasi pöörduda, siis vaata ja tunneta, mis tunne sul sees tekib. Sulle tuleb teadmine, et see mõte, kõik eelnev, lõpetada on õige ja sinu sisse tuleb rahu. Kuidas edasi mõelda, et mis siis nüüd saab? Millised hirmud sul tekkisid? Kirjuta need üles. Too nad nähtavale, too nad valguse kätte. Vaata neile otsa. Mõtle selle peale, et 1000 aastaid tagasi pidi inimene seisma vastakuti võib-olla mõne tuld sülgava draakoni või suurte kihvadega loomaga. Kas võitle või põgene? Mida sina teed? Kas võitled või põgened? Tegelikult ei pea kõik läbi valu tulema. Kohe räägin. Tegelikult ei pea sa tegema ei üht ega teist. Kui sul on varem räägitud, et aastatega korjatud valu ei lähe ära niisama, vaid ikka läbi valu, siis miks sa seda usud, et see peab ära minema ka läbi valu? Ei pea. Saa selle hirmuga sõbraks. Loo endale korraks pilt väikesest kassipojast, kes on eksinud, näljane, hirmunud ja ei tea, mida teha. Ta väriseb, võpatab iga krabina ja iga liigutuse peale. Ta ei näe suuremat pilti. Ja siis tuleb hooliv inimene. See oled täiskasvanud sina. Ning võtab väikese kassipoja sülle. Kassipoeg sihiseb, püüab hammustada, küünistada ja nii edasi. See on nüüd see võitlus tuld sülgava draakoniga. See on kaitse, et see vähenegi, mis sellel kassipojal oli, võetakse nüüd ära. Ta veel ei tea ega ei näe, et tulevik on palju helgem. Hetkel on ta veel kinni mineviku hetketes. Jaa, sa võid nüüd öelda, et aga sa ju ei tea, milline on see inimene, kes selle kassipoja üles korjab ja mida ta temaga teeb. See on see negatiivne stsenaarium. Aga mõtle nüüd, kogu see jutt kassipojast on ju ülekantud tähendusega sinust ja minust. Millist stsenaariumit sina ise tahaksid? Milline see inimene on, kes sind üles korjab? Sellise stsenaariumi sa ju endale loodki. Millest alata? Püüa leida, kust see hirm tuleb. See on meie sisemine varjujuur. Mida see hirm tegelikult endas peidab? See on tegelikult meie potentsiaal. Milline transformatsioon on võimalik? See on vabanemise koht. Esita endale 3 küsimust ja leia neile vastused. Mis olukorras ma tunnen tugevat ärevust või sisemist jäikust? Millist kaotust ma alateadlikult kõige rohkem kardan? Kui ma mõtlen oma potentsiaalile, mis mõte või tunne tõmbab mind sealt tagasi? Kui sa oled leidnud nendele küsimustele vastused, siis saame edasi liikuda. Juba samm-sammult sügavamale, kuid me ei pea tekitama endale survet ega valu. Iga küsimus, mille endale esitad, leia sellele ka vastus. Ära jäta seda õhku või alateadvusesse rippuma, see hakkab sind kummitama ja teeb lõpuks haiget. See valu on vaja ära silitada, nagu seda teeb inimene, kes leiab väikese kassipoja. See inimene silitab ja kassipoeg hakkab rahunema, lõpetab vastupanu
keha ei ole enam pinges. Nii kaua, kui su keha on pinges, ei saa sa ka mõelda, sest tekib ärevus ja valu. Sinu aju usub kõike, mida sa talle ütled. Aga ta võib-olla tahab, et sa seda talle mitu korda kordaksid. Sa ju ei loe kordi, kui ennast üles krutid ja negatiivseid mõtteid mõtled. Lihtsalt korrutad seda sama ja krutidki ennast üles. Ilmselgelt on mõnel meist vaja tegeleda kõige sellega võib-olla pikemalt, aga vahel piisab ka lihtsalt soojadest kätest, kes sind silitavad ning pinge maha võtavad. Siis sa rahuned, võib-olla hetkeks ka suigatad ja ärgates on maailm palju helgem ja enam mitte nii hirmutav. Jah, sa võid öelda, et päris elu on teine. Rääkimine ei tee seda ilusamaks. Ma ei hakka siinkohal sinuga diskuteerima, vaid annan sulle praktilise võimaluse edasiliikumiseks. Aga sa pead ise tahtma sellest august välja tulla. Ma ei ütle, et see on alati väga lihtne, kuid see on tehtav. Sa ise tead, millist tuge või abi sa mingil hetkel vajad, kuid ära jää lonkama 2 karguga. Nii, kui sa nüüd oled läbi mõelnud need küsimused ja leidnud neile ka vastused ning ikka veel ei tea, kuidas hirmust vabaneda või siis ei näe neid täielikult, see tähendab, oled need ise ära blokeerinud, sest nad teevad ju haiget, siis mina saan aidata sind järgmisega. Kuna ma tegelen numbrite ja värvidega, siis vaatame neid olukordi läbi nende, siinsamas ja täiesti tasuta. Annan sulle mõned märksõnade vihjed. Pikema töö jaoks pean rohkem süvenema ning see on minu aeg ja energia ning selle eest küsin energiavahetuse tasu. Räägin enda variandi ja annan sulle sellega mõtteid, kuhu suunas sina saaksid vaadata. Alustan siis endast ja siis räägin lähemalt, kuidas läbi numbrite ja värvide mina sind aidata saan. See süsteem, millega ma tegelen, baseerub sünnidaatumi arvutustel, mille tulemusena tekib maatriks numbri kombinatsioonidega, millel asukohal ja numbritel on oma tähendus. Kus nad täpselt asuvad? Selle rääkimine ei annaks sulle hetkel midagi juurde. Kui aga oled sellest süsteemist rohkem huvitatud, siis kirjuta mulle ning räägime, mida edasi annab teha. Nii, vaatan oma ühte punkti ja saan aru, et olen seisma jäänud. Koha peal keerutama hakanud ning ei taha oma mugavustsoonist välja minna. Leian endale igasuguseid vabandusi. Ei taha võtta täielikku vastutust. Saan aru, et olen kaassõltlane. Olen seotud. Lasen sellel kõigele valgust peale. Algul tahaksin peitu pugeda ja olla mugavustsoonis edasi. Kuid siis mõistan, et sel juhul mitte midagi ei muutu. Saabub teadvustamine ja mõistmine. Liigun edasi järgmisesse punkti. Alateadlikud hirmud. Mis saab siis, kui see kõik lähebki nii, nagu ma olen unistanud ja soovinud? Hirmud. Ma pole piisavalt hea, piisavalt tark, piisavalt palju veel õppinud ja nii edasi ja nii edasi. Aga see kõik on ju vale. See tuli mul endale teadvustada. Seista peegli ees ja enda pead silitada, nagu inimene silitas kassipoega. Mõelda tegelikult ka, mida ma olen elus õppinud, milline on minu kogemus, elukogemus, saavutused, isegi kui endale tundub, et see ei ole mitte midagi. Kuna ma otsin uut töökohta, siis tegelikult juba aprillis tegin tööotsinguid ja leidsin koha, kuhu kandideerida. Väriseva südamega, kuid siiski tegin enda jaoks otsuse, et ma ei pea tingimata seda kohta saama. Las see olla minu jaoks kogemus. Aga võta näpust. Videokohtumiselt tahtsid nad mind kohe tööle ja nad olid minu taustast ja kogemusest vaimustuses. Vau! Mulle oli sellist kogemust vaja. See tõstis minu enesehinnangut ja tegutsemistahet. Kui sa nüüd küsid, aga
kui ma samuti proovin ning see ebaõnnestub, saan negatiivse kogemuse, mis siis? Siis on vaja see olukord läbi vaadata ning aru saada. Võib-olla ei olnud see töökoht päriselt sinu. Ning edasi proovida. Ja ikkagi tulen ma siinkohal tagasi sinu enda tundmise juurde, kui hästi sa ennast tunned. Ja muidugi oleneb ju kõik ka sellest, kui vana sa oled ja milline on sinu kogemus. Mina olen töötanud 40 aastat ja kui sa arvad, et mul ei olnud kõhklusi ja kahtlusi, et kas ma sobin või kas ma olen piisavalt hea, siis see ongi see sama punkt, millest ma hetkel räägin. Kokkuvõtteks. Saa endast sotti ja tõsta oma enesehinnangut. Vaata peeglisse ja ole enda vastu aus. Saa aru, mida sa tegelikult tahad ja milleks sa tegelikult võimeline oled. Järgmine punkt. See on seotud kauge minevikuga, mida me praeguses elus ei tea ega mäleta. Kellele nüüd esoteerika ei meeldi, siis see võib tunduda teemana, millest ei taha kuuldagi, kuid mõtle korraks oma elule. Kas sinu elus ei ole olnud olukordi, eriti just korduvaid, millele sa ei ole suutnud vastuseid leida, et miks see sinuga pidevalt mingi aja pärast uuesti ja uuesti toimub? Hästi, ma ei hakka sellest pikemalt rääkima. Lihtsalt räägin, mida mina leidsin. Tegemist on sügavama hirmuprogrammiga. Minu puhul siis hirm kaotada kogu tegevuse üle kontrolli. Sinul võib olla see midagi muud. Aga kui kõik kokku kukub ja ma ei suuda seda üles ehitada, kellele ma siis toetun, kust ma abi leian? Siinkohal leidsin, et neid abikäsi hakati mul juba ära lõikama paar aastat enne tänast olukorda ja tagantjärele mõistan, et ma ei peaks seda valulikult läbi elama. Jaa, ei olnud küll kerge, kuid sain hakkama ja lõpuks polnud mul enam ka mitte igatsust nende abikäte järele. Kas mul on vaja kõike kontrollida? Ei. Kui miski kokku kukub, siis ehitan uuesti üles. Kas mul jätkub selleks jõudu? Teen nii, nagu jõuan. Hoolitsen ka enda vajaduste eest ja seda esmajärjekorras. Viimane punkt. Õigemini on neid mitu, aga saab lugeda üheks punktiks. See on suguvõsa mustrid ehk minu vanemate hirmud. Illusioonides elamine. Kui keegi jälle lubab midagi ning ei tee, saan petta, hirm. Tundmatusse astumise hirm. Mis mind seal ees ootab? Kui ma eksin, hirm. Need hirmud on tulnud mulle vanematega kaasa. Seega, need ei ole minu päris hirmud. Jaa, aga nad on nagu minu enda hirmud, sest ma ju tunnen neid. Muidugi, see on ju minuga nii kaua kaasas käinud ja seda alateadlikult. Kõigepealt teadvustan olukorra ja hirmud. Saan aru, et olen elanud illusioonides. Ma ei saa võtta vastutust teiste eest, ainult enda lubaduste eest. Ma saan astuda korraga ainult ühe sammu, isegi kui tee on udune, siis liikuda saan ainult sammu kaupa. Siis avaneb ka järgmine samm. Kui ma seisan ja ei liigu, siis ei tule ka järgmist sammu. Minu tee ei kao kuhugi, isegi kui ma seda praegu tervikuna ei näe. See ongi protsess. Uus elu ootab, ta ei kao kuhugile. Mul tuleb vaid endine lahti lasta, et seda uut vastu võtta. Kuhu ma ta panen, kui igal pool ees on vana kola? Sellele uuele tuleb ruumi teha. Nii palju siis nendest sammudest. Sul on võimalus saata mulle oma sünnidaatum ehk sünnipäev, kuu ja aasta. Ning ma annan sulle märksõnu, millega sa saaksid tööle hakata. Ja seda tasuta, täiesti tasuta. Sa ei pea midagi
selle eest maksma. Lihtsalt ole kannatlik ja oota oma vastust. Teine võimalus. Sobib alustuseks, ilma et sa teaksid nendest punktidest, millest ma räägin, mitte midagi. Aga sa saad juba endaga ise tegeleda ja tee otsa kätte saada. Siin on 3 hirmu varianti. Vaata, kas need haakuvad sinuga. Kõige tähtsam ongi endale teadvustada, et mul on need hirmud ning saada nendega sõbraks. Mitte nendega võidelda. Eneseabiraamatuid ja lehekülgi on selleks piisavalt, mis sind aitavad. Või kui soovid, siis loomulikult võid pöörduda ka minu poole, kui sulle tundub, et numbrite ja värvide maailm on sinu jaoks okei. Nii, ja nüüd need 3 hirmu, mis on sellised põhilised, millega võiks alustada. Kõigepealt, hirm lõpust või lõpetamisest, kaotusest, kontrolli kaotamisest. Siin on peidetud sõnum. Uus elu ootab, aga sa pead lahti laskma, et seda vastu võtta. Luba endal muutuda, isegi kui sa veel ei tea, kuhu see viib. See kood õpetab loobumist, mitte kaotust. See juhatab sind oma tegeliku jõu juurde. Alles pärast lahti laskmist tuleb uuesti sünd. Tühjus ei ole vaenlane, vaid eeltöö selgusele. Teine. Hirm tundmatuse, illusiooni, eksimise, alateadvuse ees. Peidetud sõnum. Sinu tee ei kao kuhugi, kui sa seda praegu isegi ei näe. Sa ei pea kõike mõistma, piisab, kui julged tunda. Sinu tee ei ole kadunud, ta lihtsalt kulgeb läbi varju. Kuu ei eksita, ta õpetab liikuma sisemise kompassi järgi. Ta tuletab meelde, et intuitsioon on valgus, mis ei pimesta, vaid juhib pehmelt. Hirm ei ole tõde, see on kutse sügavamale. 3. Hirm iseenda varju ees. Hirm, et ma pole piisav. Mind ei armastata, kui ma näitan tõde või seda, mis mul tegelikult minu sees on. Peidetud sõnum. See, mille sa otsa vaatad, sa ei kuulu enam sellega kokku. Sa saad vabaks. Sest see kood ütleb, toob inimese vastutuse tagasi tema enda kätte. Ei räägi ainult surmahirmust või eksimise hirmust, vaid seotusest. Toob kaasa vabanemise, mitte lihtsalt mõistmise. Hirm ei ela valguses. Kood ütleb, valgusta see, mida sa kardad. Need on need 3 punkti. Ja viimane võimalus pehmelt edasi liikumiseks. Vali selle lingi pealt 1 värviline pudel. Aga enne kui oma valiku teed, siis mõtle oma olukorrale. See koht annab sulle valida korraga tegelikult 4 pudelit, kuid see sisaldab juba pikemat konsultatsiooni, mida hetkel on muidugi võimalik veel vanade hindadega saada. Sina aga lihtsalt vali 1 nendest pudelitest ning kui sa oled sinna peale klõpsanud, siis liiguta ekraani natukene allapoole ning sinna ilmub sama pudeli kujutis ja number. Vot, see number saada mulle. Ning mina annan sulle tagasisidet sinu hetke olukorra kohta. Sa ei saa seal samas seda mulle saata, kuna see valikute lahter sisaldab just nimelt 4 pudeli valikut. Seega, jäta see ekraan sinna, kus ta parasjagu on, mine oma postkasti, saada mulle sealt see sõnum või saada Messengeri või siia samasele postituse alla, kus iganes sa seda siis parasjagu loed või näed või kuuled ja ma vastan sulle sealt. Ole lihtsalt kannatlik. No nii, päris pikaks läks, eriti lugejatele, kui sa seda teksti parasjagu loed.
Kuid see hirmude teema ongi väga pikk ja kohe ei pruugi kõik laheneda. Kuid kõik oleneb sellest, kui valmis sina oled ise edasi liikuma ning muutuma. Ja üldse oma asju muutma. Mitte keegi teine ei saa seda sinu eest teha. Sul tuleb astuda esimene samm. Ja mina saan olla sulle ainult teejuhiks ja saatjaks. Imelist teekonda. Varsti kirjutan järgmise postituse.